ver, aproveche, señora. Checa, checa, mira. No nii, väike õllepeatus siin. Pole mitte ilus. No, gracias. ¿Qué será que bailo con abandono? Siempre parezco un loco en las stories de Instagram. Así nací y así gozo mi vida. No te digo mentiras, siempre quiero pariciar. Sé muy bien que la vida no es fácil. Trabajo como todos los demás. Y después que se acabe la jornada, a bailar y cantar hasta el final. Tengo una chispa dentro del corazón que alegra mi canción, que me da emoción. Estoy feliz sin ninguna razón, guambas y acordeón y un buen charangón. Maailma kõige turvalisem kant see just ei ole, kus me lähme, aga ega me nõrgad ei ole. Küll me ellu jääme. Rachetón, ya me tomé una botella, el más rap. Ey, un poquito bien, ando bien mal. Ey, un shot de tequila, 2 shots de tequila, 3 shots de tequila. Vente mami, vamos a pelear. Un shot de tequila, 2 shots de tequila, 3 shots de tequila. Vente mami, vamos a pelear. Ando bien pedo, vete, dame lo que quiero. Mami, yo te meto un dedo en la discoteca. Mami, yo no soy una feca. Dame ese culo pa' comerte como cena. No soy real, yo te voy a perrear. Si hacemos un video en el internet viral, yo te voy a quebrar, yo te voy a amar. Hacemos OnlyFans y tú tienes que pagar. Tere tulemast meie Mazunte ööbimispaika. Casa Indi on selle koha nimi. Selline on sissesõidutee. Siin on üks vana omaniku auto vist tundub. Sellega pole vist ammu sõidetud. Ja meie saime siia kõrvale oma Peugeot ilusti jätte. Ja siin ümberringi on näha, mis siin olid, papaiad, banaanid, siuksed viljapuud ilusad. Ja siit saab siis õuealale lähemale. Mõnus karastav bassein. Ja see on päris pikk. Et see mõnus supelda. Siin õue osas on isegi selline madalam lastebassein. Väike väliköök. Vesi, värk-särk. Mõned lamamistoolid. Seal saab isegi lõket teha. Siin on siuke välikäimla. Saab käsi pesta ja pissida. Ja maja taga seal on ise aretatud siuke pingsilaud. Seal on siukene grillimiskoht. Me vaatame lähemalt. Siin saab grillida ja üks asi jäi näitamata, seal basseini kõrval on ka selline kõrgema korruse magamiskoht. Selline suur 2 korruse peal. Tegelikult seal väiksel osal on isegi 3. korrus, kus saab veel magada. Ja kogu see maja on lahtine niimoodi, et tuul käib põhimõtteliselt läbi. Aga lähme vaatame majja lähemalt. Tere tulemast meie Mazunte ööbimiskoha siseruumidesse. Nagu te näete, alumise korda siseruumid polegi nii väga siseruumid, vaid pigem täiesti avatud on see köök. Siin
paremal pool on üks magamistuba, mis on rauduksega piiratud, et siit igasugused džunglide tegelased sisse ei saaks. Läheme siit sisse. Tuba on üdini betoonis, nagu olekski manglas. Siin on ka duširuum, kus midagi küll teha ei saa. Vähemalt saab WC-s käia. Ja liigume edasi alumise korruse teise tuppa. See on juba siuke lihtsam tuba. Siin muud midagi ei ole kui voodi, aga oluline, et saab magatud. Ja keegi uksest sisse ei saa. Siin on suur köögipind, kus saab tervele suguvõsale süüa teha, kui on huvi. Sinna poole lähme siis, sealt jõuame WC poole ja duši poolele. Ja siuke pisikene ruumikene, kus asjad saab aetud. Sealt poolt saab jällegi majast välja, selle ukse me panime ka kindluse mõttes kinni, et sealt ka mingid üllatusi ei tuleks. Aga lähme vaatame nüüd siit keerulisest kertrepist üles. Tere tulemast selle villa teisele korrusele. Siin on üks väga suur avar, võiks öelda, et tantsusaal. Sealpool on üks suuremat sorti magamistuba. Kõigi mugavuste ja kõigi luksustega. Ka jällegi ikkagi igaks juhuks raudukse taga kinni. Iial ei tea, mis üllatusi siit võib tulla. Sellel toal on siin lausa ka üks pisemast sorti vann. Ma küll ei tea, kes siin vannitada ennast võiks. Aga paistab, et keegi on siin vannitanud. Siin on džunglivaatega dušinurk. Saad vaadata siia metsa poole. Äkki seal metsas ka näeb kedagi. Siin on siis WC-ala. Ja siin hiigel suur voodi, mis on ümbritsetud betoonpiirdega. Mis see põhjus on, seda ei oska küll täpselt öelda, aga ju tal mingi põhjus on. Sviiditoast välja. Ja siis seal ongi see kõige kõrgema korrusel olev, mis ta siis on? Toakeseks seda on natuke palju nimetada. Põrand ja pind koos voodiga. Ja selline see meie väga avar elamine siin on ja katsume selle öö vastu pidada. Mazunte on väike rannalinn Vaikse ookeani ääres Oaxaca osariigis. Siin elab kõigest 650 inimest, kuid turiste käib ohtrasti. Naaberküladeks on Zipolite, kus asub ka Mehhiko ainus ametlik nudistide rand ning ka kaluriküla Puerto Angel. Mazunte on kuulus kilpkonnade poolest. Enne 20. sajandi keskpaika polnud seal peaaegu üldse elanikke, kuid olukord muutus, kui arenes välja merikilpkonna liha ja munade turg. Paljude Mazuntesse munevate kilpkonnade tõttu oli Mazunte 70. aastateks Mehhiko merikilpkonnade küttimise keskus. Mure merikilpkonnade arvu vähenemise pärast viis lõpuks Mehhikos kilpkonnaliha ja munade täieliku keelustamiseni. Turiste meelitavad siia loomulikult pikad liivarannad ja aastaringne soe kliima. Tahaks alad ja sinna vette lükata küll, aga ma arvan, et see vesi on ka päris soe. Siin Mazuntes on näha ikka päris kirevat rahvast. Hipsterliku eluviisi viljelemiseks tundub olevat see õige paik. Siin meil unustas ju lühikesed püksid eelmisesse ööbimiskohta. Siis tulime kõige palavamasse kohta. Ja nüüd on jama majas. Praegult on vist 34 kraadi näitas äkki. No ja, vähemalt ei ole teksapüksid jalas, siis oleks täitsa pekkis ikka. Aga ma ei tea, lähme sinna tänavale, vaatame sulle esimesed püksid, lühikesed püksid, mis ette juhtub. No päris esimese järgi võta, vaatame, noh. Ei, esimesed. No vaatame. Ostsingi esimesed ära, 200 maksed.
no näita lähemalt, mis jalga said. noh, siia sobib vene. Mega palav on ja mine muffine. Kurat, siit oleks vägevam saanud, aga oli jutt, et esimesed. Soov on homme minna ookeanile paadituurile. Leidsime netis sellise tegelase nagu Juan Jesus. Homme on võimalik tuurile saada küll, aga Juan Jesus palus, et läheksime ta juurest läbi ning maksaksime broneeringuks ettemaksu. Proovime ta nüüd üles leida ning siis lähme otsime peatänavalt mingi restaurante. Ja oleme siin Mazunte väikses linnakeses ja paistab ikka siuke korralik rannavärk, turiste on palju. Ja panime siin taguotsad maha. Kell 3 saame oma majutusse minna, seega teeme siin natukene aega parajaks, tellisime siin natukene süüa, juua ja pärast seda lähme siis majutuskohta. Ja no palav on siin, mingi üle 30, ma ei tea, 33 näitas või? Ja täiega huvitav oli see, vaata, et me tegelikult sõitsime mingi 200 kilomeetrit ja no räme vahe lihtsalt. No. Sõitsime täna siis Oaxaca linnast 200 kilomeetrit siia ookeani äärde ja kogu see kliimaasi no, täiesti nagu oleks teise riiki sattunud põhimõtteliselt. Et, niiskus, kõrgem temperatuur. Ja kõik higistame siin. Nõuab harjumist. Nõuab harjumist, jah. Homseks panime omale Juan Jesusega paadituuri. Käisime, bronnisime ära. Homme hommikul 7:45 peame kohal olema ja tuleb siuke 2,5-tunnine paaditrip. Äkki näeme delfiine, muid elajaid. Loodetavasti on tore. See vend ei mäleta üldse, kus ta tellis. Ja mina võtsin takod kalaga, proovime ära. Teised mehed nii julged ei olnud, et me siin kolmed võtsime siis spagetid ja Sandra võttis, ma ei mäleta tõesti, riigikartuleid ja midagi veel. Spaghetti americana ja papas fritas. Spaghetti mexicana. No ja siin toodi mulle lauda takod kalaga, tacos de pescado ja 180 pesot ehk siis mingi 9 euri. Ja üks, mis kindel on, et kõhu saab siit täis. Nii et proovime. Uskumatu maja, siuke täiesti lahtine. Õhtul loodetavasti jääb jahedamaks, muidu ei kannata magada. Ja bassein. Oi, sinna tahaks sisse minna. Teine majake veel isegi võib öelda. Ja oho. No nii. Kui ta on? Pärast sellist päeva. Ossa reisku mõnusam siin olla. Ülituus. Ja. Ma varsti lähengi sinna ja jäängi sinna ja rohkem sealt välja ei tule. Nii kui pimedaks läks, hakkas ümberringi tõsine elu käima. Tohutu siristamine hakkas pihta ja iga natukese aja tagant hakkasid meil ka huvitavad külalised käima. Piisas ühest õhtust Mazuntes, et näha esimest korda elus vabalt liikumas näiteks skorpionit ja tarantlit. Lisaks neile oli ka siili suurune konn ja üks madu, kelle siim nii ära ehmatas, et ma ei jõudnud kaameratki haarata. Maja seintel jooksis ka lugematu arv pisikesi kekosid. Kokkuvõttes päris eksootiline värk. Hoidsime hinge kinni, et öösel ükski külaline magamistubadesse ei pääseks. Nii, hommik käes, pühapäeva hommik. Siim on end paksult päiksekreemiga sisse mässinud.
koledad laigud. Mina magasin hästi. Svenil oli öösel väike vimka. Käis oksendamas. Ja ei no täitsa huvitav koht, siin on ikka paras džungel. Öösel igast hääled käisid ja... Aga nüüd lähen vaatame siin ookeani äärde. Pühapäeva hommik hakkame minema paadiga vaalasid ja delfiine otsima. Ja mis iganes mereelu võime näha, mingi tore kohalik Jesus on siin, elab siin oma perega vist siin kusagil ranna ääres ja hakkabki vist raha korjama praegu siin oma nimekirja alusel, et vaatame, et saab selle paadi pileti kätte ja mere peal ära äkki. Korralik üle rahvastatud värk, nagu oleks seal mingid mereröövlid või piraadid või need immigrandid, kes tulevad üle Vahemere. No vist jääme ellu, ma loodan. Niimoodi me lähme siis ookeani peale väikse paadikesega. Siin varsti peab vist kuskil kinni hoidma hakkama. Või pähe lendu minna. Tundub jah. No esimene emotsioon siin. Olen harjunud rohkem aerobaatidega sõitma. Söökene on huvitav kogemus. Aga tundub, et sõidab päris sujuvalt. Mõnus, ei ole endal midagi. Päris hea hoog on sees kindlasti. Tahaks juba kalu näha. Niimoodi me siin sõidame. Hoog on päris metsik. Vaad jälle. Purskas jah. Midagi purskas seal. Sellise paadiga siis oleme, ma olen siin ees otsas ja nägin maala ja see on ikka väga lähedal. Telefoniga filmin siin, täitsa uskumatu oli. Mine puhti. Siin kõrval kohe vist. Mida? Täiesti väga lähedal. Löö patsu enam päev enne. Mida? Tule nüüd enne. Ma nägin neid vahtu. On jah. Vaat saba! Ma sain peale. Paaditiir läks maksma 400 peesot. Liigume tagasi alguspunkti ja siis ootamatult palutakse taskut tühjaks teha ja kästakse vette hüpata. Saime õnneks prillid ja seega võimaluse pisut snorgeldada.
Kahjuks ei õnnestunud filmida, kuidas Juan Jesus hea lennuga paadiga otse rannaliivale sõitis. Jällegi täielikult rahul otsusega siia tulla. Nähtud sai palju ning hind väga mõistlik. Jõudsime siin tee ääres mingisse järgmisesse kohakesse ja võtame siit söögid. Coco Frio, see on siis Coco Special, see on külmkapis on olnud, see on siuke jahe mõnus. Vaatame, kuidas maitseb. Ei tea, siuke kokose maitse on natuke, kokose vesina. Miks mitte? Minule ja Siimule toodi siis takod lauda ja mina võtsin krevettidega, Siim võttis kalaga. Ja nagu siin kombeks igal asjal paneme laimi ka peale. Ja niimoodi me neid sööme, nüüd läheb lägastamiseks. Ma olen seda nii palju oodanud juba, et saaks süüa No nii. 12.31 ja hommikusega. Aga laseme hea maitseda siis. Varti tulevad teiste toidud ka ja äkki midagi veel huvitavat. Ja ma sain nüüd oma põhiroa kätte siis kalafilee Veracruzi moodi ja näeb ju päris hea välja ja ma võtsin siit juba paar ampsu ka. Ja kala oli hea, ülejäänud asjad ka siin ka täitsa head. Et selle ma söön küll ära. Viimane öö siin hakkab pihta ja katsume selle öö vastu pidada ja homme ootab meid ees väga pikk sõit. Täna ootab meid ees reisi pikim autosõit ning ühtlasi jõuame ka Chiapase osariiki. Chiapas on Mehhiko 30 osariigist kõige lõunapoolsem. Edasi minnes jõuab juba Guatemalasse. Chiapas on pikalt olnud Mehhiko kõige vaesem piirkond ning siin tuntakse puudust näiteks värskest infrastruktuurist, sanitatsioonitingimustest ja isegi joogiveest. Kokku elab Chiapase osariigis 5,5 miljonit inimest, kellest lausa 36% on kirjas põlisrahvastena. Pindalaks on 73 000 ruutkilomeetrit. Aga enne kui jõuame Chiapasesse, sõidame mööda ka Mehhiko ning kogu Ladina-Ameerika suurimast tuulepargist. Selle 167 tuuleturbiini toodavad kokku 250 megavatti, millest piisab umbes 500 000 kohaliku varustamiseks. Maanteede olukord läheb siin La Ventosa lähedal ikka päris kehvaks. Kõige hullem teelõik meie reisi jooksul. Peale kauba maksime veel teemaksuga selle eest. Bienvenidos Chiapas. See osariik on Mehhiko kõige rohelisema loodusega ning Guatemala piiri ääres asub ka Lacandoni džungel, kus elavad ka siin au sees hoitud jaaguarid. Enamik inimesi siin töötab põllumajandussektoris ning Chiapase peamised tooted on banaanid, kohvi, pähkel, šokolaad. Mõnus kurviline tee siin. Oleme jõudnud oma Chiapase osariiki ja loodus on hoopis teissugune. Vahepeal käisime isegi pilve sees, sõitsime natuke aega, midagi ümberringi nii. Aga teisel pool mäge on ikka väike paistab. Hea elu.
1994. aastal sai Chiapases alguse zapatistide liikumine, kui nad korraldasid relvastatud mässu vastusena valitsuse majandusreformidele, mis kahjustas põlisrahvaste ja vaeste huve. Zapatistid on loomisest alates kehtestanud oma autonoomsed piirkonnad, kus nad katsetavad kollektiivseid poliitikaid ja praktikaid. Näiteks on nad andnud oma kogukondadele vabaduse määrata oma hariduse, tervishoiu ja õigussüsteemid. Kokkuvõttes üks suuremat sorti liikumine, mis on üritanud end Mehhiko riigist ja valitsusest eraldatuna hoida juba 30 aastat. Hakkame oma esimese Chiapase vaatamisväärsuse juurde kohale jõudma. Peaks mingi kosega olema tegu. Päris põnev. 10 kilti on veel minna. Siiamaani on tore. Kogu see osarik on rohelisem. Siia El Aguacero vaatamisväärsuse juurde. Siit alt läheb mingi jõgi ja mingid kosed. Kõigepealt on vaja käia suur hunnik treppe. Päris pikalt siit alla minema, aga trepp on aus. Mingid mehhiklased on siin vaeva näinud. Valepööre 5. See käge mingi vesi voolab siin kanjonist. Siuke tunne tahaks võtta nagu selle mingi sõela ja hakata mingit kulda välja sõelama. See võiks olla siuke koht, kus äkki on midagi. Maksen poissi jääks hätta. Saad ilus puhas vesi võtta või? Hea, kohe. Nad ehk džungli hääli kes. Kas pole mitte ilus? Mis ma oskan öelda, siin mingi muusika käib ja rahvas ümberringi, natuke on rahvast. Täitsa hull värk, mulle väga meeldib. Super!